No nii, tere tulemast tagasi mu kanalile. Täna on esmaspäev ja mul on plaanis minna linna. Ma tahan ühes asukohas veits filmida, pildistada, et ma olen siin viimased paar nädalat üritanud siukest ilusat golden hourit taga ajada, aga ausalt öeldes mul ei ole see väga õnnestunud, sest et kogu aeg tuleb vihma või on pilvine ja tundus nagu täna, et korraks nagu isegi on hea võimalus seda päikest saada päikseloojangu ajal, aga samal ajal, kui ma siia kaamerasse praegu räägin, siis ma näen, kuidas päikse ette tulevad pilved. Ma pean hakkama liigutama kohe kiirelt, mis meil siin vahepeal toimunud on. Nagu näete, ma olen Mersus. Mersu sõidab, ta ei ole täiesti terve, aga selles mõttes sõitmiseks on kõik okei, et tagumine mingi pamper või mingid asjad on veel maas, ma täpselt ei tea. Majakaaslane on meil uus, et ta on nüüd meil paar nädalat juba elanud, aga täna olen ma üksinda, selles mõttes majakaaslane ka, aga Karl läks tööle kusagile 5 tunni kaugusele Perdist. Neil on mingi projekt sisemaal ja nad täna sõitsid siis välja 5 tundi sinna. Ta jääb sinna kuni nädala lõpuni ja siis tuleb tagasi ja siis vist järgmine nädal ka äkki või? Ma ei tea täpselt. Aga ma ei tea. Ta ütles, et savi võib ära selle otsuse teha seal. Ühesõnaga, ma hakkan nüüd siis sõitma. Ma mõtlesin, ma näitan ka teile, kuidas ma filmin siis avalikus kohas oma kaamera ja igasuguste asjadega. Ma ei tea, mulle meeldib see kõik mingi kaameratega seonduv tehnika ja mulle meeldib see, kui saad nagu luua midagi huvitavat, et sellel ei pea kindlasti mingi point olema, aga nagu lihtsalt midagi võib-olla ägedat teha. Karl teab, mul on see hobi juba täiesti üle kätte läinud. Mul on igasuguseid mingeid erinevaid vidinaid ja asju ja nüüd üks nädalavahetus ma käisin kaamera rendis ja rentisin omale objektiivi ja gimbali, et ma ei ole kunagi gimbalit kasutanud. Ja see oli päris äge kogemus, nagu päris palju pulli sai, sest et ma olin nagu täiesti saamatu sellega ausalt öeldes. Nagu kogemuseks ikka cool, et tundud nagu, kui sa vaatad kellegi teise videos, et mis see on siis gimbaliga, teed mingi vasakult paremale, ülevalt alla ja mingi zoomid sisse välja, aga tegelikult on selle kasutamine suht keeruline. Ma olen kunagi Karlile öelnud näiteks drooni, ma mitte kunagi endale ei osta, sest ma tean, et ma raudselt paneksin selle drooniga kusagile, ma ei tea, puusse või sõidaks seal lihtsalt katki nagu. Ühesõnaga, lähme sõidame. Ma jäin ikka korralikult ummikutesse nüüd, vaadake seda. Vahepeal jõudis juba vihma tibutada ja ma ei tea, Austraalias liikluses on nii palju inimesi. Ma arvan, et nad ei ole lihtsalt selle autojuhi loa nagu Austraalias saanud ja nad ei jälgi mitte mingisuguseid normaalseid reegleid. Eriti siuksel tipptunnil nagu, aga we made it. Ilm ei ole üldse selline, nagu ma lootsin, aga vaatame. Tegelikult tahtsin, et see mõnus soe päike seal all oleks ja siis ma tahaks filmida nagu linna. Aga see kõik nagu sudu sees. Nüüd täitsa sajab. Vist ootan natukene aega. Nagu päike on ilus. Tundub, et linnas nagu vihma sajab ja siis ma ei saa seda linna nagu ilusti ja selgelt peale niikuinii. Ja mul ei ole mõtet kohe nagu sõitma hakata, muidu ma olen jälle ummikus, ehk siis ma just ootan selle päikseloojangu ära ja ilmselt tulen tagasi järgmine nädal. Et järgmine nädal pidi olema päris ilus ilm ja äkki siis mul läheb veits paremini sellega. Ma tegin omale siis õhtusöögiks steiki grilli peal ja värske salat
Meid jäi eile õhtusöögist üle, et siin steegid on nagu 3 pakis ja kuna Karl läks ära, siis ma söön selle steegi ise ära. Jõudsin koolist koju ja meil on täiega ilus ilm täna. Tundub, et taevas on täiesti selge, et öösel oli päris külm ka, et ilmselt sellepärast. Ja päike paistab, mõnusalt soe. Ma muidugi läksin kooli niimoodi, et mul oli pikk vest, pusa ja siis, kui ma nüüd koolist koju tagasi tulin, siis ma võtsin selle kõik maha ja ma käisin lihtsalt särgiga ringi, sest et nii palav on juba. Et see temperatuur kõigub nagu, ma ei tea, 15 kraadi reaalselt, öösel on 10 kraadi ja siis päeval on 25. Aga Karl on nüüd siis 1 päeva ära olnud ja ma juba tegin esimese veha ilma temata. Hommikul läksin siis bussi peale ja nägin, et naabrid on kõik oma prügikastid tee äärde viinud. Austraalias on niimoodi, et kui sul on maja, siis sul on enda isiklik väike prügikast, mille sa pead kindlal siis nädalapäeval tee äärde viima. Nad tühjendavad selle ära, viid uuesti tagasi enda maja juurde. Eile õhtul ma läksin siis pidanud prügikastid välja panema, aga kuna see on tavaliselt Karli siuke nagu ülesanne, et tema teeb tavaliselt seda, siis mul läks täiesti meelest ära. Ma tegelikult vaatasin, meil on see prügikast juba täiesti täis ka, et ma ei teagi, mis nüüd saab, aga vast ei ole hullu. Ma ei tea, mul lihtsalt läks meelest ära, ma ei ole harjunud seda välja viima. Karl pani mu jalgrattad müüki, kuna mul ei ole ilmselt plaanis enam Austraalias nagu võistelda, mingit triatloni teha ega midagi. Ja kuna meil saab majaleping detsembris läbi, ehk siis täpselt pole kindel nagu, mis sealt edasi saab, siis mina isiklikult arvasin, et ma tahaks nagu oma asju nagu vähendada igaks juhuks, kui läheb jälle kolimisega. Aga ühesõnaga Karl pani siis mu jalgrattad müüki, et mul oli 2 jalgratast, see roheline, mis oli alumiiniumraamiga siuke vanem jalgratas, 10-käiguline ja ta oli natukene suur ka mulle. Aga alguseks nagu oli hea, et ma sain sellega õppida sõitma, et ma ikkagist õppisin nagu klippin nende jalanõudega, kus sul siis jalanõud nagu jäävad jalgatega külge kinni. Kui sa sõidad, õppisin nagu sellega esimest korda sõitma niimoodi ja eks ma ikka kukkusin ümber ka sellega vahepeal. Ühesõnaga, see oli alguseks nagu hea ratas, aga siis ma uuendasin, ma võtsin endale teise jalgratta. Mul on veel see treener, siis nagu trainer, ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, kus sa paned selle jalgratta sinna külge ja sa saad nagu koha peal garaažis näiteks sõita. Lõpuks mu setup oligi selline, et see roheline jalgratas oli siis seal garaažis ja siis uuem ratas oli õues sõitmiseks. Täna tuleb siis ühele jalgrattale ostja, potentsiaalne ostja, võib-olla ostab ära, võib-olla ei osta. Et ta tuleb vaatama seda jalgratast, ilmselt proovib, kas see suurus on tal õige. See on nagu siuke põhiline asi. Äkki ostab ära, loodame, vaatame. Mul on täna siis õhtul veel vaja õhtusöök valmis teha. Keegi käis Costcos shoppamas, mitte mina, ja ostis 2-kilose hakklihapaki, mis napilt enne aegumiskuupäeva me avastasime ja praadisime selle ruttu ära ja panime sügavasse. Ehk siis ma arvan, et ma võtan selle hakkliha uuesti käiku, teen sellest võib-olla mingit pastat või midagi õhtusöögiks. Ma mõtlesin, et äkki ma jõuan jalutama minna. Täna on päris ilus ilm, et ma käisin hommikul juba trennis, aga ma tahaks kuidagi seda võimalust ära kasutada. Päike on kohe-kohe loojumas ja ma näitasin selle jalgratta ära, aga mul läks veits kiireks. Ja nüüd on täpselt mingi 20 minutit, kuni päike loojub. Ma tulin siia parki. Ma ei ole siin varem käinud. Ma sõitsin kodust mingi 10 mintsa. Veits oli tummikud ka, et see ei ole päris kesklinnas, aga nagu linna poole. Ja tundub, et siin on mingi väike järveke. Et päris nunnu.
Vaatavasti ma saan äkki mingeid pilte ka ja mingeid klippe lahedaid. Suht pime on juba. Osadel puudel on nagu lehed maha tulnud, aga osad on nagu täiesti rohelised. Ei, ma jäin ikka liiga hilja peale. Päike on täiesti loojunud ja vist pilve taha ka. Nii et ma liigun koju tagasi. Veits sain jalutada, et päris nunnu koht tegelikult. Siin on 2 sükust mingit järvekest ja hästi palju inimesi siin jalutavad koortega ja lastega. Ui! Nii nunnud. Siuksed pordid. Need puud on väga lahedad, seal on see tüvi on nagu siuke hästi huvitav. No nii, 2 õhtut järjest siis ma olen üritanud seda päikseloojangut filmida ja mul ei ole sellest mitte midagi välja tulnud. Et siis jah, vahest on niimoodi, aga ma tulin siis koju. Tegin omale süüa. Pastat, hakkliha, tomatikastme ja juustuga ja siis sama salat, mis ma eile ka sõin. Ma panin sinna salatis siis tomatit, kurki, sibulat, trühvli, balsaamiku. Päris huvitav, pole varem seda proovinud. Et tundub hea. You know that I lie when I say that I'm fine, 'cause you know me like that. You know me better than anyone I know. Yeah, you know I need space, a little time for myself when I'm stressed and upset. You know me better than anyone I know. Darling, we have been to hell and back. That's how I know this is forever. All these years, every single tear, all the regrets and promises, all the cups, breakups, bumps in the road, we've been until we break. We keep crashing down, but baby we got up. Yeah, look at us now. After all these years, yours and mine, it's you and I. It's you and I. Ma just panen seda uut videot kokku. Tavaliselt ma üritan kolmapäeva õhtu jooksul kõik ära editida ja siis neljapäevaks üles laadida. Seekord mul kuidagi juhtus olema niimoodi, et ma olen ainult paar päeva filminud ja mul on see video juba 16 minutit pikk. Tavaliselt ma üritan 20 minuti sisse ära mahutada selle ja nüüd, kui ma selle lõpu siia ära teen, siis
ma ei tea, ongi juba 20 minutit täis. Ma ei ole ammu raamatutest rääkinud, mul on nüüd nagu natukene paus sisse tulnud, aga ma lugesin läbi siis Akatari seeria. Esimese osa ma lugesin mingi 3 kuud tagasi. Pärast seda raamatut ma olin lihtsalt täiega hooked. Need tegelased olid minu jaoks nagu nii kaasahaaravad ja üldse fantaasiaraamatut ma polnud väga ammu lugenud ja siis see kõik kuidagi tõmbas mind nii kaasa. Täpselt nagu nooremana, kui ma nägin esimest korda Harry Potterit, siis oli täpselt see, et mitu nädalat mõtlesid veel selle peale, et kuidas nagu keegi saab sükst asja välja mõelda, nagu et see ei ole reaalne. Akatariga mul on täpselt sama tunne, et minu arust on see täiega põnev, kuidas need tegelased on sinna välja mõeldud ja nunnu nagu seeria. 5 raamatust 4 olid mul nagu täiesti 5 tärni. See vahepealne mingi seeria, mis oli lühike, ma ei tea, kas ta oli 3,5 või? Mitte 3. raamat, vaid siis 3. ja 4. raamat on nii-öelda vahepealne. Ma ei tea, miks ta 3,5 oli niimoodi. Aga ühesõnaga see raamat oli nagu siuke aga sellel autoril oli samal ajal vist mingi väga raske periood elus ja siis ta ütles ka, et ta nagu tegelikult tundis ise ka, et see raamat ei olnud nagu päris see. Aga üleüldiselt täiega soovitan, see oli päris äge jah, et ma ei teagi nüüd, mis ma järgmiseks loen, kuna mul on siuke tunne, et tahaks nagu sellest fantaasiaraamatutest nüüd natuke pausi ja Karl räägib mulle kogu aeg, et ma peaks uuesti mingit self-help book'e nüüd proovima, sest et kui mul on nagu siuke tuhin sees nende raamatutega, et võib-olla siis mul on neid raamatuid natuke lihtsam ka lugeda, et tavaliselt nendega on alati see, et hakkavad täiega venima, kuna see ei ole võib-olla nii siuke entertaining või meelelahutuslik, vaid see on pigem siuke õpetlik ja siis kuidagi kaob see mõte ära või ma ei tea. Võib-olla ma proovin. Mul on Kindle'i peal veel mingisugused raamatud olemas, mis ootavad lugemist. Et kui teil on mingisugused raamatusoovitusi, siis kirjuta mulle kommentaaridesse kindlasti. Ja viimaseks ma panin oma kaamera müüki. Mitte sellepärast, et mulle see kaamera ei meeldiks, aga ma tahaks nagu veits uuendust. Ma tahan ühesõnaga kaamerat, mis on võimeline natuke rohkemaks kui see kaamera, mis mul praegu on. Et mul on Sony A7C, mis on full frame, teeb 4K videosi ja tegelikult on nagu päris hea kaamera, aga sellel on üks asi, et kui ma üritan mingit värve natukene videos timmida, siis ei ole just kõige paindlikum selle osas. Kui ma selle kaamera maha müütud saan, siis ma ostan selle täpselt selle sama mudeli, aga lihtsalt nagu uuema versiooni. Mulle täiega meeldib see, et on väikene ja ma tahaks seda objektiivi, mis mul praegu ees, laia objektiivi ka uuendada. Kuna see, mis mul praegu on, ta tegelikult teeb mulle kõik asjad ära nagu video jaoks ülilihtne, nagu vlogimiseks ta on väikene, ta ei ole raske. Ausalt, kui sellega midagi juhtuma peaks, siis mul ei ole sellest väga palju kahju ka. Aga ma tahaks lihtsalt midagi natukene kvaliteetsemat. Sellised mõtted. Nüüd Karl tuleb siis laupäeval tagasi. Homme, ülehomme olen tema tööl ja siis laupäeva õhtul on meil plaanis minna sõpradele külla ja siis pühapäeval ilmselt puhkame, pühapäeval on mul vaba. Nii et aitäh, et sa videot vaatasid ja näeme juba järgmises. Ciao! We keep crashing down.